Hei, Jane siin. Tulen jälle otse-eetrisse ja põnevate uudistega. Nimelt ma käisin eelmise aasta lõpus, 2 päeva enne aastavahetust, käisin ühes väga ägedas majutusasutuses. Ja see on Merekalda Klämp, mis on sellises ägedas kohas nagu Moldova külas. Nii et Eestis on ka selline koht, mida ma isegi ei teadnud. See on kuskil siis Ida-Virumaal, mere ääres. Ja kui sa arvad, et see on nagu natukene kaugel, siis tegelikult natukene vist üle tunni sõitis. Ja see, et ta on just kodust nii kaugel või sellises nagu eraldatud kohas, see veel tegi nagu selle koha veel erilisemaks. Et kui see oleks olnud kuskil siin, ma ei tea, Tartumaal või Harjumaal, siis ta ei oleks üldse võib-olla nii eriline olnud. Teiseks, ma ei tea ühtegi kohta, kus sa saad magada merele nii lähedal, et öö otsa on see kerge merekohin kuulda. Mitte, et ta nagu häiriks, aga ta oli just selline hästi sihuke äge taustamuusika, ütleks nii, et sa ei vaja üldse mingit muud heli taustaks. Ja päriselt ka see, ta ei olnud klaasist, ta on selline kuppel. Katus on läbipaistev ja terve üks sein on läbipaistev ja see kuppel asub mingi 100 meetrit merest. Nii et sihuke hästi äge koht. Mis oli veel seal erilist, mida ma ei ole mujal märkanud? Kui sa auto pargid natukene eemale, siis sa tavaliselt tassid neid kotte, no ma ei tea, seljas või käes sinna kohta. Seal oli auto parkimiskohta pandud selline väike käru. Ehk siis sa said tõsta kõik oma asjad sinna käru peale ja käruga läksid siis mööda sellist tol päeval juba lumist valgustatud teed kuni siis selle kuppelmajutuseni. Enne seda tee peal me nägime kitsesi, suurkarikitsesid oli, ehk siis jällegi üks pluss, mida annab selline natukene eraldatud koht, ehk siis loodus ja loomad on, mida sa võid seal kohata suure tõenäosusega. Siis kogu see tee oli valgustatud, kõik see majutuse piirkond oli valgustatud ja isegi teekond, see metsarada läbi Männimetsa sinna mere äärde, ka see oli väga ilusti märgistatud. Siis ma ei tea, kas ainult meie jaoks, aga kui me läksime, siis sinna maja ette oli ehitatud väike lumememm. Nii et ma ei tea, kas seda tegi siis peremees või tegi, ei saanud eelmine külaline teha, sest eelmisel päeval ei olnud lund. Tollel päeval hakkas esimest korda lund sadama poolel teel ja veel nii kõvasti tuiskas, et me mõtlesime, et äkki saame isegi lumevangi kogeda, aga nii hästi meil ei läinud. Siis, mis mulle veel meeldis, on see, et selles kuppeltelgis, ma ütleks nagu, et ta oli natukene telgi moodi. Selles oli kamin pelletiküttega. Miks oli hästi mugav, oli sellepärast, et kui ta oleks olnud puuküttega, siis see puu oleks hästi ruttu ära põlenud ja kuna tol päeval tuli lumi maha ja olid miinuskraadid väljas, siis me ei oleks selle soojaga hommikuni kestnud. Aga pelleti pluss oli see, et me panime enne magama minekut selle kamina neid väikseid graanuleid täis ja see kuni hommikuni küttis. Nii et külm ei hakanud seal kordagi. Ja voodi oli muidugi mega suur, mega pehme, hästi palju tekke, patju, nii et kes ongi natukene rohkem külmakartlikud, siis sooja saab seal kindlasti ja pleede oli ka päris palju. Siis, mis mulle veel väga meeldis, oli vaade saunast. Ja kuppelil oli ka terve üks sein läbipaistev, sa nägid täpselt läbi metsa sinna mere poole, aga saunal oli kuidagi veel ägedam vaade, sest seal ei olnud neid puid nagu nii palju ees, sa nägid kuni merepiirini ilusti välja ja see terve üks sein oli klaasist ja mis oli sauna pluss oli see, et jube kiiresti läks soojaks. Peremees oli pannud kõik puud sauna ahjule valmis, seal olid need süütetabletid vahel puude vahel, nii kui sa need süütasid, läks kohe ilusti põlema ja ma ei tea, tund, poolteist oli see saun
täiesti valmis. Ma olen olnud ka majutusasutustes, kus läheb sauna kütmisega, ma ei tea, 3, 4, 5 tundi ja olen olnud ka kohas, kus ei läinudki saanud lõpuks soojaks. Nii et see oli hästi-hästi suur pluss. Puuküttega ja väga ruttu läks soojaks ja ei olnud ka kõrvetav. Ma olen ka käinud saunas, kus on selline väga kõrge kuumus, nii et sa higistad ja samas see higi naha peal kohe kuivab ära, nii et see oli selline hästi-hästi mõnus ja saunamajas on täismugavustega dušš, ka WC, kraanikauss, nii et kõik mugavused on olemas. Kuplis endas vett ja kraanikaussi ei ole, seal on kõik muu, söögilauad, seal saab vett keeta ja nii edasi. Nagu ma ütlesin, meri oli 100 meetrit. Okei, tol päeval oli natukene tormine, ma ise merre ei läinud, ma oleks hea meelega muidu läinud, aga suvel on kindlasti mega äge. Kujutad ette, sul on 100 meetrit mereni, privaatrand, mitte kedagi ei ole. Nii et väga-väga ilus. Ja suve kohta võin veel öelda, et seal oli gaasigrill ja lõkkeplats tehtud nagu selline piiratud turvaline ala, kus sa saad lõket teha ja selle ümber olid istekohad. Nii et suveks on seal veel rohkem tegevusi kui talveks. Ja muidugi värskelt olid jõulud ära olnud, ma ei tea, kas see on kogu aeg läbi talve, aga meil oli kõik ära kaunistatud, igasugused väikesed päkapikud igal pool, küünlad, selliseid hästi-hästi palju selliseid nikerdusi ja kaunistusi, et oli siuke hästi kodune, hästi hubane, hästi-hästi armas. Ja jah, klaassein oli see, mis mulle meeldis ja see privaatsus, see vaikus, see merekohin, katusest nägid siis tähti ja läbi klaasseina siis nägid seda metsa ja selline hästi hommikul siis selle majutuse, selle klaas või selle kupli, ütleme telgi siis ja selle sauna vahel oli, mina ei tea, 10 sammu või? Nii et hommikul oli värskelt sadanud lumi, siis oli hea seal palja jalaga kõndida ühest ruumist teise, said ka sellise karastuse kätte. Ja pärast samamoodi jälle käruga asjad auto peale, nii et sa ei pea käe otsast midagi tassima, et siuke hästi lahe. Ja üks öö on ainult 99 €, alla 100 € ja selline äge koht. Nii et mina soovitan soojalt, ma panen siia alla ka lingi, kus sa saad selle kohta rohkem lugeda, kus sa saad ka broneerida, kui on huvi. Ja kui sina juhuslikult, minu sõprade seast on keegi, kes on seal käinud, kirjuta siia alla, kuidas sulle meeldis. Nii et järgmise kohtumiseni. Tšau sulle!